Tere hommikust veel kord siis. Aga mis me siis täna teeme, et me näitame teile erinevaid viise, kuidas tarkvara saab tegelikult teile aidata oma tööpäeva lihtsamaks teha. Ja kõigepealt räägib Kätlin teile natukene Smart Accounts'i võimalustest ja siis näitan mina teile mõningaid võimalusi Ukus. Ja lõpus siis jõuame küsimusteni, kui teil neid on. Aga ma annaksingi nüüd siis sõna Kätlin sinule. Mhm. Nii, tere hommikust kõikidele ja ma kohe jagan siis ka oma slaidid välja. Nii. Kõigepealt aitäh Ugule, aitäh Margotile meid siia kutsumast. Et ma räägin tõesti paar sõna Smart Accountsist, et kui siin kuulajate seas on võib-olla kasutajaid, kes ei ole Smart Accountsi kasutanud. Et Smart Accounts on raamatupidamistarkvara ja turul oleme olnud siis juba 2011. aastast alates, et nüüd jaanuaris tähistasimegi 14. sünnipäeva ja sisestatud ettevõtteid ja kasutajaid on meil juba üle 25 000 ja see arv siis ka kasvab stabiilselt. Smart Accounts on raamatupidamistarkvara või ka äritarkvara, kus on siis ka palga ja puhkused arvestuse osa. Ettevõtetega on võimalik siduda meil piiramalt lisakasutajaid. Kliendid kindlasti hindavad meie kliendituge ja on ka väga palju tagasiside just selle kohta, et ettevõtteid on kiire ja mugav sisestada, et see nii-öelda liikvele saamise protsess on selline hästi mugav, ei ole mingisuguseid keerukaid seadistusi tarvis teha ja 30 päeva tasuta prooviperiood saab siis katsetada. Ja nüüd loomulikult raamatupidajate ja büroode jaoks siis kindlasti erilise võtmetähtsusega ongi just see liideste olemasolu. Ja kuna meie tänane seminar, nagu Margot ütles, keskendubki sellele, et missugused on need võimalused, siis mis aitavad just raamatupidajal tööd kiiremini ja mugavalt teha, et siis ma valisingi siia Smart Accountsi poolelt ka mõned neist siis välja, mis seda töövoogu võib-olla kõige kiiremini või kõige rohkem nagu mõjutavad ja aitavad siis optimeerida. Et siin kindlasti on kuulajate seas kasutajaid, kes juba on kõikide nende võimalustega kursis ja kasutavad ja see on väga hästi, siis on teil ilmselt juba kõik need head teada, aga võib-olla saavad siit mõned siiski ka mingisuguseid aspekte, et mida siis edasi proovida. Ja siin ongi mul nüüd välja toodud liidesed, eks ole, et tõesti need kaks esimest, et Maksuamet ja pangad, et need on võib-olla tõesti sellised, mida juba kasutajad või rohkemad kasutajad siis igapäevaselt kasutavad, et liides Maksuametiga võimaldab siis DST-sid ja käibedeklaratsioone mugavamalt Maksuametisse otse Smart Accountsist saata. Lisaks siis ka uued lepingud, töötajate lepingud töötamise registrisse, et ka neid saab saata. Siis pangaliidesed, et kui pank on raamatupidamisega liidestatud, siis tulevad pangast tehingud automaatselt raamatupidamisse, et see jällegi hoiab oluliselt maksete kajastamisele kuluvat aega kokku. Et meil on pangaliidesed LHV, SEB, Swedbanki ja Coopiga, et Coop nüüd ka alles hiljuti meil lisandus. Et nii palju siis nendest. Nüüd edasi, e-poed. Et ma mainiks ka selle siia ära, et väga paljudel ettevõtetel on ju täna ka e-poed, aga väga paljud raamatupidajad ka peavad täna veel neid e-poe tehinguid kindlasti käsitsi sisestama. Küll aga tegelikult on võimalik e-poed ju ühendada ka raamatupidamisega ja see ei ole sugugi nii keeruline, kui see alguses võib tunduda. Et meil on valmis lahendused WooCommerce, Shopify ja ShopRolleri e-poodidele, aga kui on nüüd tehtud nii-öelda enda lahendus ja on e-poel ka arendaja, et siis saab selle valmidusega hästi valmis ehitada, et see ei ole ka mingisugune takistus. Ja mis see e-poega liidestamine annabki selle, et näiteks müügiarved
koos siis laoliikumise ja ka soovi korral maksetega tuuakse raamatupidamisse, et jälle üks töölõik, mida saab siis nii-öelda ajaliselt natukene optimeerida. Kuluhaldustarkvarad, ehk siis olen siin välja toonud näiteks Envoice Cost Pocket, et neid võimalusi on veel. Et üks väga oluline töölõik, kui ma julgen arvata, on ka täna raamatupidajate jaoks just nimelt ostuarvetega tegelemine. Et see ostuarvete sisestamine, otsimine, kokkukogumine, arhiveerimine, et kuluhaldustarkvarad tegelikult võimaldavadki täna juba kogu selle ostuarvete voo viia paberivabaks. Et see kuluhaldustarkvarade kasutamine ei tähenda täna enam seda, et lihtsalt keegi teeb ainult oma tšekist seal poes pilt ja saadab selle raamatupidamisse, vaid kogu see ostuarvete voog, mis tuleb siis postitsi, see on võimalik läbi nende kuluhaldustarkvarade juhtida, need arved seal digiteeritakse ja nad jõuavad automaatselt raamatupidamisse. Ja see on üks suur osa, mis võimaldab aega hästi palju kokku hoida. Et ma tean, et see kasutusele võtmine võib ka tunduda natukene hirmutav võib-olla, et kuidas see seadistamise pool ja miks üldse, aga tegelikkuses see saadav kasu on kindlasti suurem kui see alguse selline seadistamise vaev ja kliendi toed ju mõlemal pool on olemas, et kindlasti alati aitavad nende seadistustega. Ja ma hiljem näitan paari slaidi ka natukene statistikast, et kuidas need dokumendid siis digitaalselt liiguvad. Siis e-arved, et tundub, et e-arvetest on juba võib-olla liiga palju räägitud, kogu aeg räägitakse, aga millegipärast ikkagi me ei saa neist üle ega ümber ja me ei saa kuidagi seda e-arvete temaatikat nagu nii hästi tööle, kui see võiks olla, et siin on erinevaid põhjuseid, aga selge on see, et eriti raamatupidaja vaates tegelikult see e-arve on ju kasulik, sest et andmed sisestatakse ükskord süsteemi ja siis see andmekogum juba liigub erinevate süsteemide vahel, et kuigi see tundub juba ära leierdatud jutt, aga et see sisestamine ja kõik need sisestusvead ja see kiirus, et see tõesti on nagu oluline nende e-arvete kasutamise juures. Ja Smart Accountis on võimalik e-arvetega toimetada kahel viisil, et meie e-arvete operaator on Finbyte, et on võimalik siis kasutada täielikult Finbyte'i poolt, tehes siis Finbyte'iga eraldi lepingu, et siis saatmine ja vastuvõtmine on läbi Finbyte'i. Ja teine võimalus on kasutada Smart Accountsi e-arvete saatmise teenust, ehk siis et saata nii-öelda meie kaudu ja vastu võtta e-arveid siis hoopiski näiteks Envoice'i või Cost Pocketi kaudu, et see võimalus on ka ja kuutasulises paketis on see e-arvete saatmine täiesti tasuta, et võib siis vaadata, et missugune variant paremini sobib. Nii, aga Uku, täna me Ukust ka räägime. Hetke pärast Margot näitab täpsemalt, aga kui keskenduda siis puhtalt nagu sellele võimaluse, mida pakub lisaks teistele võimalustele, siis konkreetselt Smart Accountsi Uku liides, et see põhiline kasu on see, et raamatupidamisbürood ja raamatupidajad saavad oma klientidega oluliselt mugavamalt arveldada, et Smart Accountsist saab pärida andmeid, siis mille põhjal soovitakse need teenusarved koostada ja need teenusarved saab siis pärast ka väga mugavalt Smart Accountsi tagasi saata, et hästi selge ja hea viis raamatupidajatele. Siis edasi räägiks veel kiirelt Linkbay'st, et see makselingi võimalus meil suhteliselt hiljuti ka lisandus, jälle selline lihtne asi, aga teistpidi lisab nii-öelda arvete laekumise kiirust, et on võimalik panna siis müügiarve e-kirja sisse makselink ja see makselink tähendab seda, et maksekorraldus on juba täidetud, kliendil on oluliselt lihtsam seda arvet tasuda ja nagu ma ütlesin, et siis see arvete laekumine on ka kindlasti oluliselt kiirem.
nii, ja siia vahele siis, kui nüüd tagasi hüpata sinna dokumentide liikumisse ja sellesse digiteerimisse, et siis siin väikene statistikaga on novembrikuust, et siin on näha, et kõikidest müügiarvetest tegelikult ainult 6% saadeti e-arvetena. Samas jällegi ostuarveid, mis siis digitaalselt liikus, oli 30%, et need elektrooniliselt, see tähendabki siis seda, et kas nad ongi tulnud otse e-arvetena või siis digiteeritud näiteks PDF-id, tšekid kuluhaldustarkvarade kaudu. Et jah, see e-arvete osakaal võiks ka saatmise poolel olla suurem, aga ehk liigume siis sinna suunda. Ja nüüd väikene selline statistika veel selle kohta, et meil üks raamatupidamisbüroo tegi ka katsetuse, et kui oli siis nüüd 15 PDF ostuarvet, et siis nende sisestamine võttis aega umbes 15 minuti käsitsi. Kui need arved saadeti läbi kuluhaldustarkvara, siis sisestusaeg vähenes poole võrra. Ja kui siis oli veel seal selline laiendatud pakett kasutusele, kus oli inimkontroll siis seal kuluhaldustarkvara poolel, et siis see aeg vähenes veelgi. Et siis võib kokku arvutada nii-öelda, et kui suur see ajavõit siis tegelikult on. Et siin on täitsa selline meelevaldne näide, et kui on 5 klienti, igal kliendil on näiteks 100 ostuarvet kuus, et siis käsitsi sisestad seda 8,3 tundi, digiteerimisega 4,2, et selline, et oluline koht, kus nii-öelda aega kokku hoida. Nüüd siia lõppu veel üks selline võib-olla pentsik slaid, et kasutajad. Kuna Smart Accountsis ei ole kasutajate piirangut, siis see on võib-olla üks koht, kus on võimalik ka raamatupidajal või siis koostöös nagu juhtidega läbi mõelda, et kas on võimalik mingisuguseid töölõike võib-olla jaotada kasutajate vahel. Et näiteks raamatupidajale jääksidki sellised keerukamad sisulised tegevused, aga müügimehed teevad näiteks müügiarveid ja ka selline lihtne asi, et kui ettevõtte omanik soovib näiteks aruandeid näha, et ei pea siis raamatupidaja hakkama seda aruannet koostama, alla laadima, meilidel saatma, et võib-olla on see ka mingi koht. Kindlasti igas ettevõttes ei ole see võimalik, aga et võib-olla on võimalik nagu niimoodi siis seda töövooguga natukene sujuvamaks muuta. Nii, ja siia päris lõppu siis lihtsalt räägin ära kiiresti, et Smart Accountsis Uku liidestuse algatamine on väga lihtne, et tulebki minna seaded ja liidetud teenused lehele. Selle lehe allosas on selline koht nagu API. See API teenus tuleb aktiveerida ja kui API teenus on aktiveeritud, siis tekivad sinna seadete alla API võtmed ja need API võtmed tulebki siis sisestada Ukusse ja niimoodi saab selle liidestuse aktiveerimise nii-öelda alustatud. Ja nüüd siit on näha ka missugused andmed siis või mis on selle liidestuse kaudu võimalik siis liigutada, et ongi klientide import, kuu kokkuvõtted, kliendi kokkulepped, teenusarved ja need teenusarved tagasi siis Smart Accountsi. Ja siis nüüd edasi siit ma annangi juba tagasi Margotile sõna, et tema saab siis selle sisulise poole pealt rääkida. Ja kui nüüd tekkis, praegu ma tegin, eks ole, väga sellise üldise ülevaate, aga et kui sisulise poole pealt nüüd tekib siin küsimusi, et siis kindlasti küsige või saab siis ka otse minu poole pärast pöörduda, kirjutada, et siis saab kõigile vastuse. Nii. No nii. Aitäh, Kätlin! Väga hea ülevaade. Mulle eriti meeldis, et sa tõid välja ka natukene statistikat selle kohta, et kui palju tegelikult automatiseerimine aitab aega kokku hoida. Ja eks see automatiseerimine aitab aega kokku hoida ühelt poolt e-arvete näol, teiselt poolt me saame seda teha kommunikatsioonis, me saame seda teha tänu töövoogude automatiseerimisel, et neid kohti ja võimalusi, kus tegelikult automatiseerimist kasutada väga-väga palju. Et väga tore statistikat ka nagu numbritena näha. Nii, aga jaa, nagu Kätlin ütles, ma siis räägin teile ka natukene Uku poolest. Ma kohe Uku ja Smart Accountsi liidestusse ei hüppa, aga ma tulen ka selle juurde. Ma tahaks teile näidata natukene erinevaid automatiseerimise võimalusi Ukus ja ma jagan ka oma ekraani.
et siis nii, võtame siit selle akna. Nii, hästi. Et kes ei ole varem nüüd Ukuga töötanud, siis Uku on selline tarkvara, kus te saate hoida kõik oma kliendid, kogu oma kliendibaasi ja te saate need kliendid importida ka Smart Accountsist. Et kes juba Smart Accountsi kasutab ja hakkab Ukut alles kasutusele võtma, siis saab importida kõik kliendid Smart Accountsist ja saab selle andmete sisestamise selle võrra teha natukene kiiremini ja mugavamalt. Ja kui kliendid on kõik juba Ukus sees, siis järgmine samm ongi iga kliendi all tööplaani defineerimine. Ja kui nüüd need tööplaanid on defineeritud, siis me saamegi hakata automatiseeritud tööprotsesse nautima ja ei pea enam igapäevaselt näpuga järgi ajama, kes mida tegema peab. Ehk siis kui see ülesannete plaan on üks kord juba loodud ja kirja pandud, mida kliendi jaoks on vaja teha ja millal, kes tegema peab, siis edasi ongi see, et iga töötaja läheb hommikul tööle, maandub oma töölaual ja siin siis juba näebki neid ülesandeid, milledega tema peab tööd tegema. Mitte midagi rohkemat, ainult neid asju, mis puudutavad teda. Ja üks ülesanne võib olla ka määratud mitmele inimesele korraga, seega kui on vaja teha koostööd oma kolleegidega, siis saab ka seda siin ilusti teha, paneme Anneli siia. Nii. Võtangi kohe esimesena selle sama dokumentide digiteerimise protsessi, millest ka Kätlin rääkis, et ka Ukus on ilusti olemas see võimalus, et kõik dokumendid, mis üles laetakse, saab saata automaatselt edasi kas Postpocketisse või Envoice'i või tegelikult ükskõik millisesse teise kolmandasse tarkvarasse, kes siis oskab need dokumendid vastu võtta ja midagi nendega teha. See ülesanne siin Ukus on jagatud ka kliendiportaali, mis tähendab seda, et minu kui raamatupidaja klient näeb seda samat ülesannet kliendiportaalis ja saab siia ise dokumente juurde laadida ja märkida ära, missugused dokumendid juba üles laadis. Ehk siis ma ei saa mitte ainult oma ülesandeid jagada kolleegidega, kus vaja, vaid ma saan ka need suunata automaatselt kliendile. Ja ma saan seda automaatset suunamist tehagi juba sealsamas tööplaanis. Ehk siis kui ma tahan alati iga kuu, et see ülesanne jõuaks kliendini, siis ma saan juba tööplaanis selle suunamise ära teha ja edaspidi iga kuu, kui see ülesanne tekib minu töölauale, saab ka klient Ukust e-maili, mis ütleb, et ole hea, logi palun kliendiportaali ja lae need dokumendid ülesse. Siin samas ülesande juures ühelt ongi siis need tegevused, mis on vaja ära teha ja need dokumendid, mis on üles laetud. Aga samas on siin ka kogu kommunikatsiooni ajalugu, mis on selle tööga seotud. Siin võib olla kommentaare, aga siin võib olla ka kliendiportaali saadetud sõnumeid või kliendi poolt kliendiportaalis vastatud sõnumeid. Ehk siis kui tekib selle töö tegemisel mingeid küsimusi, täiendavat infot, siis see kõik jõuab ka siia selle sama ülesande juurde. Võimalik on kommunikatsiooni lahendada ka e-maili teel, ei pea kasutama Uku kliendiportaali, aga kliendile te ilmselt ikkagist iga kuu peate saatma pidevalt meelde tuletavaid e-maile ja nendest meelde tuletavatest e-mailidest te saate vabaks sellega, et te saate jälle juba tööplaanis ära seadistada e-maili automatsiooni. Et Uku saadaks iga kuu kindla e-maili kindlale inimesele. Neid e-maile saab ka rolli aluselt defineerida ja saab juba tööplaanis ära öelda, et alati, kui see ülesanne on, peab välja minema ka kiri. Ja samamoodi need kirjad, mis on välja läinud, paistavad siin samas ülesande all välja ja kui klient ka saadab vastuse, siis ka need vastused tulevad siia ülesande juurde. Ehk siis saate kogu ka e-maili kommunikatsiooni tõmmata Ukusse, mis tähendab seda, et see inimene, kes seda ülesannet teeb, kõik selle ülesande jaoks ära tegemist, kõik tegevused või info, mis on tal vaja selleks, et see ülesanne ära teha, need on tal ilusti siin olemas ja ta saab oma töö selle võrra lihtsamini ära teha, et tal ei kao mingi infokillukene ära. Ja mis selle kommunikatsiooni Ukusse tõmbamise juures veel väga tore on see, et tegelikult kliendi alla tekib kogu see kommunikatsiooni ajalugu, mis tähendab seda, et kui mul kolleeg jääb haigeks, ja ma soovin vaadata, kas klient on midagi vastanud, kas on tulnud mingit uut infot sisse, siis ma tegelikult leian selle siit ülesse.
nii, kuna me juba e-mailidest praegult räägime, siis üks asi on see, et ma näitasin teile praegult seda, kuidas siia jõuavad need e-mailid, mis on seotud selle konkreetse ülesandega, mis on vastused kirjadele, mis on Uku kaudu välja läinud. Kusjuures Uku kaudu välja minemine võib tähendada ka seda, et teil on Uku liidestatud teie enda e-maili kliendiga, ehk siis kliendile näeb välja, nagu tema kirjutaks teiega e-maile. Tema kogemus on see, et tema vahetab e-maile, lihtsalt need vastused jõuavad ka siia, et saab ära liidestada oma e-mailiga. Mida te saate veel teha, on see, et te saate sisse saata ükskõik millist e-maili enda kirjakastist. Ehk siis, kui teile tuleb klientidelt igasugu erinevaid e-maile tööpäeva jooksul, nädala jooksul, kuu jooksul sisse, siis te saate nad lihtsalt forward nupuga Ukusse saata ja meie tekitame nad teie töölaual ülesannetega. Mis tähendab seda, et kui nüüd tegemist on mingisuguse ülesandega, mis tegelikult ju tekitab teile ajakulu, siis te saate kohe ka seda ajakulu siit mõõta. Te saate Uku seadistada niimoodi, et see ajakulu, mis te siin mõõdate, jõuaks ka kohe arvele. Ja kui te soovite, te saate seda märkida ka lisatööks. Ehk siis teil on ju kõikide klientidega kokku lepitud mingisugune teenusepakett, mida te pakute. Ja eks seda võib ikka juhtuda, et aeg-ajalt tuleb mingeid küsimusi või palveid, mis ei ole päris selle paketi osa. Ja te saate need kõik märkida ilusti Ukus lisatööks. Ja te saate siis ka endale teha raporti, kus te ilusti olete juba vaikimisi kõik lisatööd välja filtreerinud ja saate näha, et kui palju mul see kuu nüüd siis neid lisaülesandeid olnud on, mis klientidele need olnud on ja mis need täpsemalt on. Et saate ilusti ka jälgida, kui palju seda lisatööd tekib. Te saate Ukus teha ka niimoodi, et kui teil nüüd nende lisaülesannete ära tegemiseks, oletame, et teil on ettevõttes üks e-maili aadress, kuhu kogu see üldine kommunikatsioon tuleb, siis te võite Ukus endale ehitada ka nii-öelda kliendi toe või operatsioonitiimi töölaua vaate, mille igaüks saab endale ära salvestada, kelle seda vaja on, või siis salvestategi nii, et kõik, kellele vaja, saavad seal ligi. Ja siin siis saavad inimesed soovi korral ka näiteks saaksid endale ise ülesandeid võtta, et ma saaksin siin öelda, et okei, selline e-mail tuli sisse, ma võtan selle endale. Ja ma saan siis otsustada, et ma ise töötan selle ülesande kallal. Et saate sedasi ka seda üldse, kadusid klienditoe töölaualt ära, eks ole, et teised kolleegid nüüd ei pea enam nuputama, kes sellega tööd teeb, mina juba teeb, võtsin selle endale. Samamoodi te saate ka sisse tulevaid telefonikõnesid mugavalt trackida, näiteks siit meil on sellised magic buttonid, lisatöö nupud, kus saab kiiresti panna telefonikõne näiteks jooksma. Saate pärast täpsustada, mis kliendiga see oli, mis teenuse alt see arvele peaks jooksma. Ütleme, et see võiks olla, vaatame, mis variandid mul siin on. See oli maksunõustamine. Vot, nii, nüüd see võibki maksunõustamisena pärast ilusti arvele joosta, see aeg, mis ma siia panen. Ja võib-olla, kui ma tegin siin ka mingeid märkmeid, siis ma võin tahta seda jagada ka kliendiportaali, et siis klient saaks kohe need märkmed üle lugeda. No vot. Et selliseid nippe ja trikke muidugi, kuidas Ukus nüüd mõõta, kui palju tööd me oleme teinud, on teisigi. Kiirelt võib-olla näitan teile, et mis on oluline teada, on see, et ajakirjaid saab märkida juba loomisel arveldatavaks ja mitte arveldatavaks. Et saate selle eristuse ära teha ja selle eristuse saab teha ka juba teemapõhiselt. Et võite ka öelda, et kõik ajakirjad, mis sellel ülesandel tekivad, on mitte arveldatavad. Te saate Ukus jälgida ka muud viisi oma töökoormust. Näiteks te võite kasutada ülesande lisavälju, mida te saate ise luua ja defineerida, nagu teil vaja on. Saate näiteks öelda, et ma tahan jälgida, kui palju ma müügiarveid töötlen, kui palju mul kandeid tekib kuus, palgaarvestuse juures tahan töötajate arvu jälgida. Et te saate selliste numbrite jälgimiseks ka tekitada endale lisaväljad ja saate alati, kui siis seda töötükki tehakse palgaarvestus, on kirja pannud, tegin 5 töötajale ja nüüd Uku aitab teil siis ajas jälgida, et kui palju teil tegelikult seda töökoormust selle kliendi jaoks on ka sedapidi. Meil on olemas ilus monitooringu raport,
kust mul siis ilusti jookseb kohe välja. Ma olen siia ise öelnud, et ma tahan kannete arvu näiteks jälgida. Ma tahan erinevate teemade kaupa mõõdetud ajakulu jälgida. Et ma saan ise otsustada, mis mõõdikuid ma Ukus jälgida tahan. Ja siis Ukusse saan kirja panna, et mis mul oli kokkuleppe kliendiga, kui palju ma olen arvestanud kokku, et mul läheb tema peale aega ja kui palju mul tegelikult läks. Või kui palju ma olen arvestanud, et ma kandeid teen ja kui palju tegelikult kandeid teinud on. Kas ma teen rohkem või vähem. Nii, vaatame siis, mis ma teile veel sooviksin välja tuua. Hästi, lisatöödest me rääkisime, lisatööraportit me vaatasime ja kommunikatsiooni samuti. Raporteid saate endale valmis salvestada vaikimisi raporti vaateid nii palju, kui te soovite. Ehk siis, mis ma olen teinud, on see, et ma olen seadnud siin erinevad filtrite kombinatsioonid, ma võin neid siin muuta ja ma saan siit salvesta nupu alt salvestada endale raporti. Sellega ma tekitan endale siia nimekirja raportitest, mida mulle meeldib reeglina kasutada. Ehk siis jällegi Kätlinil oli ka see sama näide sees, et kui juht vajab mingit raportit, siis raamatupidaja ei pea hakkama neid numbreid kusagilt välja otsima. Juht võib ise endale need vaikimisi raporti komplektid ära luua, mida talle meeldib vaadata ja saab iga kell siia tagasi tulla ja vaadata siis oma eelistatud raporteid. Klassikaliselt loomulikult ma tahaks näha eelmise kuu töömahtusid ja millistele klientidele, kui palju tööd on tehtud. Ma saan siit kiirelt kohe teada, kui palju mul on arveldatavat töökoormust, kui palju on mitte arveldatavat. Ja nüüd, kui ma tahan vaadata edasi, ma saan minna ülesande tasemel ja ma saan minna ka ajakirja tasemel, et kui ma nüüd siis tahaksin hakata välja võtma, et okei, et kust mul siis mis ajakulu tekkinud on ja mis ülesanded on arveldatavad, mitte arveldatavad, siis ma saan seda raporti erinevatel tasemetel tegema hakata ja ma saan siia raportisse ka väga palju veerge juurde panna, et just täpselt need arveldatavad ja ajakirjate kommentaarid, et näha siis lisadetaile, kui mulle mingi info siin raportis ei tundu loogiline. Te näete siit ka ilusti ära, kui palju teil on hilinenud ülesandeid näiteks, kui palju on töös, kui palju on valmis. Ja te võite ka endale teha näiteks valmis raporti, et vaadata selle kuu hilinenud ülesandeid näiteks, et hoida silma peal, kus tekivad potentsiaalsed probleemid, et me saaks suurt probleemi ennetada, me saame jooksvalt jälgida, kus ülesanded on hakanud hilinema. Ja siit ilusti näeme ära ka, et mul vist kallis kolleeg, oletame, et on haige olnud, on ja sellepärast tema käes olevad ülesanded hilinevad. Nüüd mul on kas või siit samast kohe, ma võin selle ülesande kellelegi teisele suunata. Või kui ma tean, et ta on ka veel järgmisel nädalal haige, siis ma võin tulla kalendrivaatesse ja võtta ette tema kalendrivaate ja ma saan siit siis näha, mis ülesanded veel tema käes on. Ja kui mul on vaja, ma saan mingeid asju edasi lükata, et võib-olla mõned ülesanded ongi sellised, et ta võib neid teha siis, kui ta on tagasi jõudnud, see on okei. Aga ma saan ka jällegi neid ülesandeid ümber suunata ja ma võin neid töölaual ka välja filtreerida tema kaudu, saan üles otsida kõik tema ülesanded ja saan ka tegelikult masstegevusena ülesandid edasi suunata. Et saate sedasi ka oma tiimitööd kiirelt jälgida. Nii, aga nüüd ma läheks ka siis selle Smart Accounts liidestuse juurde tagasi ja räägiks natukene arveldamisest. Et me rääkisime sellest, et me saame tööprotsessid ära automatiseerida. Me saame koguda väga erinevaid andmeid, mis andmeid teil vaja on. Ja me saame raportitest jälgida tööprogressi. Aga nüüd me tahaks kõik selle tööga arvele panna kliendile, mis me teinud oleme tema heaks. Ja siin nüüd siis Smart Accounts ja Uku saavad teil aidata seda teha. Meil on Ukus olemas ilusti siin Smart Accounts liidestus. Me saame Smart Accountsist importida kliendid ja me saame importida ka kannete arvu. Ma olen siin nüüd mõned näited lihtsalt enda jaoks ära seadistanud, aga te saate siis valida, et kui detailselt seda kannete arvu importida tahate. Võite importida kõik kokku, võite siin teha erinevate kannete kaupa ja te saate ise seadistada, et mis selle välja nimi siis Ukus peaks olema, kuhu see info jõuab. Te saate neid välju ise juurde teha täpselt nii palju, kui teil vaja on. Ja te saate siit ise selle korduvuse määrata, iga kuu on ja me impordime neid arveldamise jaoks, aga et mis päeval siis.
te soovite, et need andmed tuleksid ja te saate iga kell ka selle töömahtude impordi ise käima panna, et ma võingi siit vajutada seda nuppu, impordi töömaad kohe ja kirjuta üle vanad väärtused, mis mul on ja paningi selle impordi käima ja siis ta annab mulle ise vaikselt teada, Uku teavitab mind, kui import on valmis. Ma olen ka endale valmis teinud ilusti raporti, Smart Accounts'i kanded, kust ma saan ilusti kohe näha, mis mul siis Smart Accounts'ist imporditud on. Kõik need kanded, mis ma sealt importinud olen, need samad väljad, mis ma ise olin seadistanud. Need ülesanded, ühesõnaga jah, kui te panete selle impordi käima, siis mida Uku teeb, on see, et ta tekitab iga kuu kohta, detsember, november, oktoober, september, tekitab ülesande. Sinna ülesandele tekivad need väljad, mis te ise soovisite, et tekiksid, mis kandeid te soovisite importida ja kirjutame siis Smart Accounts'ist need numbrid sisse. Ja me märgime selle ülesande kohe tehtuks, et see ei tuleks raamatupidaja töölauale, sest kuna see on andmete import, siis eeldatavasti raamatupidajal ei ole vaja midagi selle ülesandega oma töölaual teha, see on kohe märgitud tehtuks, aga te leiate selle alati raportist üles ja saate kontrollida. Ja mida ma saan veel teha, on see, et kui ma peaks tahtma, ma saan siin neid numbreid ka üle kirjutada, kui on see vajadus. Nii. Ja Uku kohe märgib mulle ära, et vot siin on nüüd midagi muutunud, selle ülesande juures raport ei ole enam õige. Sikke väikse refreshi. Ja. Vot, ja nüüd ongi siin selle muutsin 9, selle muutsin tagasi 15. Nii, ja nüüd, kus mul on see kannete arv on Ukus, mul on olemas kõik andmed, et teha kliendile arve. Mul on Ukus seadistatud sellele kliendile leping. Lepingu peal on kirjas, kuidas ma selle kliendiga arveldan. Mul on kirjas, et ma esitan talle arve püsihinna ulatuses ja siis juurde veel vastavalt sellele, kui palju kandeid ma olen teinud. Neid tooteid siia lepingusse te saate teha väga paljusid erinevaid, nii keerulised, kui teil vaja on. Et te võite siia panna neid püsihinnaga, te võite panna siia veel ajakirjete alusel arveldatavaid töid, te võite siia sisse tõmmata ka ühekordset tööd, mis te olete teinud, lisakulud, mis on tekkinud, et siin on võimalusi väga-väga palju, kuidas te arveldada saate. Ja nüüd, kus mul see leping on loodud, siis Uku genereerib mulle juba jooksvas kuus, me oleme hetkel alles jaanuaris, ja juba jooksvas kuus ta genereerib mulle mustandarve, see on alles töös, kuu alles jookseb, aga ma saan iga kell näha, kui palju hetkel juba sellele kliendile arvele läheks. Aga detsember on mul lõpetatud, detsember on suletud. Siin on mul nüüd ilusti siis olemas arve ootab minupoolset kinnitamist, ise ta välja ei lähe, ma pean ikkagist üle vaatama. Ja siin on olemas see püsitasu, mis ma kliendile esitan ja siin siis nüüd, kui ta ära tunnet on need samad numbrid, 15 ja 9, mis ma jätsin sinna ülesande alla, kus oli kannete import. Need tulevad siit ka automaatselt ilusti jooksevad arvele ja ma saangi öelda, et koosta arve. Kui arve on koostatud, siis ma saan öelda, et ekspordi see Smart Accounts'i. Nii, jätkan. Ja arve on eksporditud, Uku teavitab mind ja näitab ka arve peal, et see on edukalt eksporditud. Ja kui ma soovin, ma võin selle saata ka e-mailiga kliendile, aga pigem te soovite e-arvet ilmselt välja saata. Nii, aga see on nüüd eksporditud ja ma hüppan Smart Accounts'i ja logime tagasi Smart Accounts'i sisse ja vaatan oma müügiarvet alla. Siin ma näen nüüd seda arvet, mille ma just eksportisin. Ma saan siit öelda muuda ja ma panen praegu lihtsalt mingi täiesti suvalise makseviisi külge lihtsalt, et see summa siia saada ja ma saan öelda, et on makstud. Et andke mulle andeks, ma lihtsalt soovisin ta märkida makstuks. Nii, ja kui ta mul on nüüd märgitud makstuks, siis ma saan Ukus öelda, et uuenda staatust ja ma saan ilusti kätte, et see on makstud ja millal. Ehk siis ma saan selle uuendusega Ukusse tagasi, et millal ta makstud on. Ja see uuendus käib ka automaatselt, kord 24 tunni peale, tõmbab Uku niikuinii Smart Accounts'ist selle info sisse, et mis on makstud arved, kui te olete Smart Accounts'i pannud oma põhiliseks arveldamiskanaliks.
aga saab ka käsitsi siis uuendada, et kui te tulete Ukusse ja märkate, et mingi arve on ikka veel maksmata, et miks see nii on, siis saate arvepaiga käsitsi uuendada. Et tegelikult on ilusti Ukus olemas siin see arveldamise vaade, eelmine aasta, kus te näete siis igal hetkel ilusti arveid, mis on veel tööstaatuses, te näete arveid, mis ootavad kinnitamist, te saate siin masstegevusena neid koostada, seeläbi kinnitada. Kui nad on koostatud päris arvetena, siis te saate ka masstegevusena neid kas e-mailiga välja saata või eksportida siis teenusesse Smart Accounts'i. Ja siit siis näete ka, mis on tasutud. Ja siit näete kõiki oma arveid. Ehk siis saate siit ilusti ka ülevaate sellest, et kus maal teil arved on. Ja iga kliendi profiilil loomulikult siis näete ka jällegi tema enda arvete seisu. Nii, aga jah, see ongi siis see sisu, mida ma soovisin teile täna edasi anda, et loomulikult ka Ukus ja ka Smart Accounts'is on veel väga palju võimalusi, mida me täna detailselt ei ole katnud ja rääkinud, aga alati saab ka üks-ühele juba edasi vaadata, et kuidas teil küsimused tekivad. Nii, ja ma vaatan, et see ongi küsimus, et kas Ukust saadetud e-mailid jäävad ka minu outbox'i. Ja sellega on nüüd niimoodi, ma näitangi hästi kiiresti, kuidas see käib. Siin on see e-maili äpp ja siin te saate ära seadistada need kirjad või siis oma e-maili aadressid, eks ole, saate ära seadistada ja siis ta reaalselt lähebki teie outbox'i kaudu. Jah, et kiri läheb Ukust teie outbox'i, jääb outbox'i alles ja läheb sealt kliendile edasi. Tahate ka signatuure seadistada, kui soovite. Ja saate e-maili maille seadistada. Nii, kas meil on tekkinud veel küsimusi? Ja need küsimused ei pea nüüd olema ukupõhised. Tere tulnud on ka Smart Accounts'i küsimused. Ja kui keegi soovib, siis nüüd on see koht, kus tegelikult võib ka mute'i maha võtta ja küsida häälega küsimuse, kui ei tahtnud kirjutada, aga tahaks küsida. Et muidugi, kui te ei soovi siin suures foorumis küsimusi küsida, siis võib alati Kätliniga ühendust võtta või võib minuga ühendust võtta. Et me kindlasti saadame seminari järelkirja, leiate sealt ka kontakte, saate hiljem tagasi tulla meie juurde. Ja ma kindlasti julgustan seda ka, et kes on alles tarkvarade valikul ja ei tea veel, missugust tarkvara kasutusele võtta, siis me teeme täiesti tasuta, teeme ka demosid, saame teile toodet tutvustada ja näidata. Ja see eesmärk ei olegi alati ju see, et te kindlasti selle toote valiksite, mida nüüd meie Kätliniga teile näitame, vaid tegelikult on see, et me ju näitame teile erinevaid võimalusi, mida tarkvarad teha oskavad. Ja see annab teile seda sisendi infot, et mida ma tegelikult peaksin ootama ühelt tarkvarat. Et kui te hakkate mõtlema selle peale, et tahaks tarkvara endale kasutusele võtta, siis on täiesti normaalne teha nagu natukene taustauuringut ja researchi turul, et vaadata, et mida üldse on ja mida erinevad tarkvarad teevad. Ja ma arvan, et selleks on tegelikult väga hea võimalus ka see, et te käitegi toote demosid vaatamas ja lasete endale rääkida, mida erinevad tarkvarad oskavad. Et siis nagu võib-olla tekib ka natukene mõtteid, et mis minu ettevõttele ja tiimile paremini sobiks. Jah, see on väga hea, ma ütleks raamatupidamise juurest ka kõrval, et täpselt, et mõelda läbi, kes on võib-olla ka raamatupidamistarkvara vahetuse kuidagi mõtete juures, et mõeldagi läbi hästi need piirjuhud ja kohe küsidagi kliendi toest, et kas sellised asjad on toetatud, et kuigi tarkvarad on ju laias laastus peale vaadates hästi sarnased, siis seal võib olla mingeid nüansse. Et siis ongi täpselt hea need asjad enne läbi mõelda, läbi rääkida, mitte siis, et kui on juba asi kasutusele võetud ja siis kuidagi avastada, et nüüd see täpselt see suur tükk ei olegi üldse toetatud, et siis jah, et see on nagu hästi hea asi, mida tähele panna ja millele mõelda. Just, et me tunnistame ausalt üles, mida meie tarkvarad oskavad või ei oska, et siin ei ole mõtet varjata ka, et nii tuleb info pärast välja, et võib julgelt küsida. Aitäh, Kätlin, oli väga tore
ja aitäh kõigile kuulajatele. ma loodan, et teil oli sellest sisust abi ja loodetavasti siis kohtume mõni teine kord veel. Ja aitäh minu poolt ka kõikidele.